Hei sulle, mina olen Heidi Blumberg ja täna ma tahan rääkida sinuga vaimsest tervisest ja kuidas parandada siis vaimset tervist igapäevaelus. Nii et vaimne tervis on väga oluline, üha rohkem inimesi saab aru, et tegelikult ei ole niivõrd oluline see eesmärk ja selle täitmine, vaid ka kogu teekond sinna eesmärgi täitmisele, ehk siis kuidas asju teha, kuidas seda rõõmuga teha ja kui see rõõm hakkab kaduma, siis saada aru, et kuule, midagi on valesti. Nii et sa saad ka aru oma vaimsest tervisest, et kas sul on iga päev ärgates selline tunne, oo, milline kena päev, milline tore päev, ma olen nii tänulik, kõik on nii hästi. Või sa pigem oled, ma ei taha oma tööle minna, ma ei taha üles ärgata, see, mis ma teen, ei ole mõttekas. Ma pean ennast venitama riidesse, ma ei taha minna duši alla, ma täna ei viitsi juukseid pesta, ma täna ei viitsi trenni minna. See annab sulle juba neid ohumärke, jah. Nii et see ei ole normaalne. Mida siis oma vaimse tervise jaoks teha, ongi see, et aru saada, et meid mõjutab kõige rohkem, mõjutab meie keskkond. Milline on sinu keskkond, kus sa elad ja kus sa toimetad, et siin ma räägin ka, kui sa käid koolis, tööl, milline on su keskkond seal, jah. Kui toetav see on, kui toksilised inimesed su ümber on ja samamoodi kodus, et milline on su keskkond, kas sa elad kodus, kus sa nagu tõeliselt tahad aega veeta, on ju, kus sa nagu oled õnnelik, rõõmus, kus sa tunned, et kõik seal tõstab su energiat ülesse, mitte ei tõsta alla, on ju, ei tõmba alla. Nii et vaimse tervise koha pealt on väga oluline see, et sul oleks su elu, su asjad oleksid korras, sul oleks ümbrus puhas, korras. Siin on oluline see, et sa regulaarselt siis vaatad ka asju üle, on ju, et kas sa kõiki neid asju vajad oma ümber, sest kola teeb segadust, on ju. Ta teeb energeetilises väljas segadust, ta teeb sinu elus segadust, seisvad asjad teevad segadust. Nii et ma ei lähe täna siia mingi feng shui maade ääremaadele ega räägi sulle Jaapani korrastuskunstist, aga kui sa seda tõesti tahad praktiseerida, siis ma soovitan sul alustada sellest, et kõigepealt vaadata oma füüsiline ja vaimne keskkond üle. Teine asi, mis on vaimse tervise seisukohast oluline, on see, et kas sul on ärevus, stress, kas sul on emotsioonid, mis rõhuvad sind, jah. Kas see on see, mis sa tunned praegu, et sul on mure, jah, sul on mure, mida sa ei ole lahendada saanud. Ja ma ütlen sulle ausalt, olles üle 18 aasta töötanud inimestega, olnud terapeut, coach, ma olen ka kliiniline hüpnoterapeut. Ma näen, et ei ole lahendamatuid probleeme. Ja see on tõesti asi, mida tasuks nagu endale öelda, et tõesti kõiki asju saab lahendada, kõik asjad on meil lahendatavad. Jah, see võib võtta aega, aga kõik asjad on võimalik paremuse poole suunata, on ju. Nii et ei ole asja, mida ei saaks tegelikult stressi vähendada selle asjaga, muutes siis nii-öelda lahendusi ja muutes ka seda, kuidas sa sellest asjast ise mõtled. Ja mõtlemine on siis ka, kuhu me nüüd jõudsime vaimse tervise koha peale, et millised on sinu mõtted, kui palju sa muretsed ja kui palju sa muretsed asjade pärast, mis võivad juhtuda, kui palju sa muretsed seda, et asjad ei ole perfektsed, täiuslikud, kui palju sa muretsed teiste inimeste arvamuse pärast ja kui palju sa teed asju lihtsalt sellepärast, et sulle meeldib, sa valid ennast, sa valid enda rõõmu, sa valid enda tervist, sa valid oma vaimset heaolu ja kui palju sa kehtestad ka piire, et inimestele, kes sõidavad üle nendest, jah, ehk siis kes käituvad sobimatult, kes ei tee seda, mis on sinu reeglid, on ju. Nii et me kõik saame kehtestada oma elus oma reeglid ja anda teada inimestele, et nii, siin on see piir, sellest ületamine tähendab seda, on ju, ja ma seda ei soovi. Nii et see on täiesti okei, kui sa oma piirid paika paned ja neid piire siis austad, jah. Et see piiride austamine on ka väga oluline. Mida see sinu jaoks siis tähendabki? Vaimne tervise
probleemid väga paljud tulevad ka sellest, et meil on olnud mingi mineviku trauma, ehk siis sul on olnud mingi olukord, mis on tekitanud sulle läbielamisi ja millest sa oled teinud väga kiirelt, su alateadvus teeb erinevaid nii-öelda korrektiive ja võtab asju, mis on juhtunud, siis nii-öelda selliseks suunaks oma elus, et ta teeb kõik selleks, et see uuesti ei juhtuks. Nii et kui me oleme jäänud mingisse halba olukorda, mingites kindlates situatsioonides, kui sa juba sarnast situatsiooni näed, siis su keha annab sulle teada, et kuule, see on häireolukord praegu, sa näed, et see võib juhtuda. isegi kui seal ei ole mingit kõige väiksemat juhust, et see juhtuks. Mul on hea näide, näiteks kui ma töötan inimestega, kellel on lennuhirm ja lennuhirmu tagasisidet on mul päris palju. Mul on inimesi, kes konkreetselt ei suuda lennata, nad ei saagi lennata, nad võivad olla, istuda seal stjuardessiga seal lennuki lenduri ruumis, nad ei suuda, nad niivõrd suur paanikahirm on üleval, onju ja, ja tegelikult, miks see on juhtunud, ongi see, et kunagi on olnud siis mingi juhtum, kus ongi see hirm sisse tulnud ja kui see hirm nii-öelda ära võtta, siis inimestel avaneb absoluutselt teistsugune maailm, nad saavad reisida, nad saavad lennata, nad saavad näha maailma, nende lähedastel on toredam meel, et konkreetselt üks klient, kellega ma töötasin, ta ei olnud kunagi julenud minna reisile. ja kui ta reisil ära käis, siis ta ütles, et mul on nii hea meel, et ma sain seal reisil käia, et ma ei oleks eales kujutanud ette, et mulle võiks see nii väga meeldida ja, ja tõesti see reis ei jäänud talle viimaseks. nii et ma loodan, et see siin täna natukene andis sulle natuke järelemõtlemise aega, kuidas hoida oma vaimset tervist, võta endale ruumi, aega, vaata üle oma keskkond, oma emotsioonid ja mõtted. ja kui sa vajad rohkem tuge, siis broneeri kõne minuga